Tervist! Minu nimi on Civil ja olen jumestaja. Mina kasutan siis oma töödes ainult brände, kes ei testi loomade peal ning siis tooteid, mis ei sisalda loomseid koostisosi. Kuna ma ise olen ka vegan, siis ma usun, see oleks minu poolt kõige õigem nii looduse kui ka loomade vastu. Nii et ma igatahes soovitan kõigile vähegi alustada sellest, et kasutada kas või tooteid, mis ei ole loomade peal testitud. Ma arvan, et see on vähim, mida me saame teha loomade jaoks. Sellepärast, et see, mis toimub seal testimislaborites, on tõesti väga kole. Ja sellest saab ka hiljem natuke rääkida, aga ma panen selle teile praegu natukene südamele. Tegelikult ma tahaks rääkida täna toodetest, mida ma ise kasutan. Praegu on selline tulemas uus vegan online shop nimega veganshop.ee ja sinna tuleb selline vegan elustiili pood. Et sealt saab osta vegan jumastustooteid, vegan nõudepesuvahendeid, šampoone, seepe, et see pood järjest kasvab ja kõik järjest vaikselt tuleb juurde. Ma arvan, et see on ideaalne pood veganitele, et sa lihtsalt lähed sinna poodi sisse ja sa ei pea isegi mõtlema selle peale, kas seal on midagi veganit või sest kõik on lihtsalt vegan. Aga ma ise tahaksin alustada siis näiteks sellest, kuidas tänane meik või mis meiki ma näiteks täna enda peal kasutasin. Ma arvan, see on kõige kergem. Et esimene bränd, mis veganshop.ee-sse tuleb, ongi VEGA bränd. Nii, VEGA bränd on siis pärit Itaaliast, nad on 100% vegan, nad ei testi loomade peal, ta on looduslik bränd ja nende tooted on väga-väga puhtad ja väga-väga nahasõbralikud, seega ma ise olen praegu katsutanud neid tooteid ja mulle tõesti nad väga meeldivad. Et VEGA siis selline päevakreem, mis on ka samas meigi aluskreem, et kui seda peale pannud, ta niisutub su nahka ja siis samas ta jätab natuke selliseks kleepuvaks su naha, et sul on hea juba oma jumastustooteid peale kanda. Samuti ma kasutan sellist silmakreemi ja Botox Like Ice Contour. Et siis ma panengi siia niimoodi, seda kulub nii vähe, et sellepärast need pudelid ongi alati väiksemad. Et natukene siia silma alla, et kuna meil silma all on täitsa palju õrnem nagu see nahk, siis on hea sinna kasutada spetsiaalseid kreeme, ma arvan. Nii, minu lemmik jumestuskreem on Goshi poolt, Gosh Foundation Drops ja mina kasutan number 2. See on siuke heledam toon ja ta on suht ja ta on ikka pigem siukeste heleda nahalistele, et eks siis mulle. Ja ta on väga kattev, seda saab ka ehitada, et saad aina rohkem katvust lisada. Näiteks kui klientide peal see ei kata mul kõik kliendi punnid ära, siis ma üldse ei muretse, sellepärast et Goshil on ka täiesti ideaalne mineraalpuuder. See mul endal on ka number 2 ja selle katvus on lihtsalt täiesti fantastiline, lemmik täiesti. Siis ma kannangi jumestuskreemi ja peale siis seda puudrit. Edasi ma lähen kuulmude juurde ja järgmine tore bränd on Essence, kes on ka cruelty free ja neil on ka väga palju tooteid valikus, mis on veganid ja see ka märgin ära, et Goshi kõik tooted ei ole vegan, et need 2 tükki on ja ka internetis leiab vegan liste, et panetegi lihtsalt Gosh vegan list ja siis tulebki. Palju blogijad teevad. Essence Eyebrow Style Set. Need on erinevad värve. Mul on praegu 2 sellist helepruun ja tumepruun. Ma ise kasutan seda heledamat siis. See on ka mul praegu peal. Nii, see on ka vegan. Nii et ühesõnaga kõik, mis ma näitan, ongi vegan. Nii, siis minu üks lemmikuid on, sorry, need kõik juba nii kasutatud ja kriibitud, on Essence'i poolt siis selline bronzer puuder, mis on siis väljast on selline matt ja seest on selline natukene sädelev puuder. See on täiesti ideaalne, et ma võtangi oma suure pintsli,
siia sisse ja siis ma teen nagu number 3 teeks omale siia, et lihtsalt suure pintsliga annan sellist tooni oma nahale. Et ma ei kontuuri sellega midagi, et ma lihtsalt annangi sellist bronsi nagu tooni oma nahale ja siis siia nina peale keskele ka. See on küll väga hea. Neid on ka erinevas toonides ja need kõik versioonid on ka vegan, nii et see on nüüd 01 Sunshine on selle nimi. Ma ei tea, kas siit näeb. I'm back. Hello. Here. Nii, kontuurimiseks mina kasutan Ontic Mineralsi. Sunblast Mineral Bronzerit. Ontic on üldse väga armas bränd minu meelest, et seal ei ole ka kusjuures kõik vegan tooted, aga see bronzer on. Minu meelest need mineraalpuudrit ei ole seal vegan tooted nendest, jah. Ja nad ei sobi ka mulle, sest seal on xiahui ja siis mul tekivad sulle punased täpikesed näkku. Aga see Onticu bronzer on väga nice ja väga mulle meeldib ja sellega ma teengi kontuuri. Sobib väga hästi. See on lihtsalt minu üks lemmikud, mida ma lihtsalt kasutangi alati. See on Elfi põsepuna. Selle ma tegelikult tellisin iHerbist, kui Loverte veel ei olnud Eestisse toonud Elfi. Selline üli, ma ei tea, kas siit, kuidas ta on väga lahe ja minu meelest jätab sellise punaka bronsi nagu läike mulle põskadele. Mulle see väga meeldib. Ja enda peal ma ainult seda kasutangi. Ja Elf tootid ongi kõik vegan. Neil vahepeal oli mingi kollektsioon, kus nende pintslid ei olnud, olid vist mingi päris karvadest, aga nad võtsid minu eest selle ka maha, nii et neid võib nüüd julgelt osta. Ja tänan Loverte, et ta nad meile Eestisse tõite. Järgmisena kasutan siis highlighterina. See on ka veits kulunud, sorry. Essence selline näo ja silmapalett. Et ma ainuke asi tegelikult, mida ma siin kasutangi, ongi siis see on selline highlighter, mida ma panengi samale siia põskede peale, põsesõrna peale. See on täiesti ideaalne toode ja ma arvan, kellele meeldivad sellised veel läikivadki toonid silmade peal, siis see sobib mul üks kuuks välja siit sorts. Nii, järgmine asi on meil siis jällegi supertoode veekapilt, must silmalainer. Ma tegelikult tahan teile pärast natuke paremini teha teine video ja tutvustada veekap tooteid, siis te teate ka, mis head on veganshop.ee-sse tulemas. Aga selline must lainer, ma ise kasutan spets-pinslit, ma kunagi kasutan neid samu pinslid, mis siin on. Aga ka sellega on super nice teha, et mul ongi täna see peal. Nad lõhnavad kõik ja hästi ja nende pakendid on ka lihtsalt nii armsad kõik. Järgmisena tuleme tagasi Essence brändi juurde. Essence brändi kõige parim ripsudušš maailmas minu meelest on see. Selle nimi on The False Lashes Mascara Dramatic Volume Unlimited. Yeah girl, that's true. See on super. See on nii super ja selle hind on ka 3,09 vist. Essence'i kvaliteet on super ja nende hind on ka lihtsalt nii soodne ja nende vegan valik on täiesti imeline. Neid on nii palju asju, enamus asju tegelikult on seal veganid. Et mulle nii meeldis hakata seda vegan juhesse teemat nagu enda jaoks arendama, sest ma avastasin nii palju asju, mis tegelikult on veganid ja tegelikult see ei ole üldse keeruline leida endal õigeid asju ilma selleta, et sa peaksid, mõni loom peaks selle pärast kannatama. Ma hiljuti sain väikse pakikese Loverte, pärast ma näitan ka täpselt, mis tooted ma sain ja ma teeks selle jaoks ka eraldi video. Üldse see on mu esimene video, nii et ärge siis mõiska kohut minu üle palun. Ups, see oli välja. Aga selline väga ilusate värvidega Lauveri palett. Elfi poolt. Loverte suured tänud jällegi Eestisse toomas seda kaunist brändi ja selle laovärvi nimi on Needed Nude. Näitan korra, tõmban sõrmega siit mõned värvid. Täiesti lihtsalt pigment on nagu, ütleme nii, et tasevärkna. Ma ei tea, kas see nüüd suumi või suumi siin, aga kaunis on ikkagi.
ma mõtlen, kas ma nüüd lõpetasin või, kas mu meik on valmis või? Ei, tegelikult mul täna on veel selline Elfi kuulepulk peal. Sorry, need on kõik nii kraabitud, sest ma ju võtan spaatriga alati, kui ma teen klientide peale, et see on selline ja maitseb ka ülesti. Selle nimi ongi Moisturizing Lipstick ehk siis niisutav huulepulk ja selle värv on Pink Minx. Ja selle ma tegelikult tellisin iHerbist, ma ei tea, kas seda värvi Loverte müüb, aga kindlasti neil tuleb juurde neid värve ja tooteid Elfi kosmeetika liinist, sest et ma arvan, et peab lihtsalt olema kannatlik. Ja muidugi kõige lõpus me tahame, et meie meika püsiks, siis minul on selline kaunis lilla-valge pudel, mis vist osa ei ole enam väga valge. Kõvasti tööd teinud. Aga All Nighter Makeup Setting Spray Long Lasting. Urban Decay on kahjuks L'Oreali all. Neil on väga palju vegan tooteid, nad on seda oma koduleheküljel välja toonud, oma vegan tooted. Samuti, kui te ostate kaubamajas selle Urban Decay'd, siis seal on siuke käpakese märk. Ehk siis need käpakese märgiga tooted peaksidki olema vegan. Aga cruelty free on ta igatahes 100%. Ja kindlasti need tüdrukad, kes seal kaubamas töötavad, aitavad teid igati leida ka vegan tooteid. Sorry, ma keerutan. Aitavad leida ka vegan tooteid, et neil on mingi siuke kaustat, kui sa küsid, et kas see on vegan või? Ja siis ta ütleb, ma ei tea. Siis ta jookseb sinna oma kausta juurde ja siis vaatab. Aga kahjuks on nende laovärvid ülinaisid. Aga nende laovärvidega on see, et kui sa ostad selle paleti, siis näiteks 3 värvi sealt on vegan ja siis ülejäänud kõik ei ole. Et neid saab ka eraldi osta, aga nende hindaga ei ole kõige odavam. Ma arvan, see on kõik. Sellele ma siis täna veel näen. Ma tahan korra kiita veel seda lainerit. Tahan seda lainerit korra kiita veel. See on nii tume ja see on mõttes, kui ma siit näpuga tõmban, siis ta ei lähe mul laiali, vaata. Nii paljud lainerid, mis mul on olnud, ma olen proovinud, lihtsalt korraks lähed vastu õues, siis sa oled mingi laik on näost, sa käid ringid, ise ka ei tea, mis su peas on. Igatahes, wake up, support, vegan, brands, yes please. Loodan, et te jälgite mind ka Facebooki lehel Makeup by Seville, samuti Instagramis oled oma Makeup by Seville. Ja nüüd on siis mul ka YouTube channel, Makeup by Seville. Et jälgige mind kindlasti toetage, et saaksime üheskoos vegan kommuuni suurendada. Mina teen seda ka siis jumestuse poolt. Ja ootan teid, mis te näiteks tahaksite veel näha videotes. Ma arvan, minu poolt kõik siis. Tšau!